isegi kui see kõik muud tegevused, millest me siiamaani rääkinud oleme, oled kenasti ära teinud ja suudad leida potentsiaalsed ostuhuvilised, ei ole nendest tegevustest väga palju kasu, kui sa ei ole enda jaoks läbi mõelnud seda, kas ja kui palju sul on aega tegeleda sellega, et nende huvilistega kohtuda. Interneti teel reeglina tehinguid ei tehta, see tähendab seda, et üsna operatiivselt on vaja huvilistele näidata seda kinnisvaraobjekti, mida sa müüd. Vastasel korral võib juhtuda, et leitakse mõni alternatiivne pakkumine ja selleks ajaks, kui ühel hetkel sinul sobiv moment tekib, on see ostja juba võib-olla mingi teise objektiga notarisse läinud. Sellest tulenevalt ole paindlik, kui sul endal ei ole väga palju aega, kas siis tulenevalt töökohustustest või mingitel muudel põhjustel, siis see on see koht, kus tuleks tegelikult tõsiselt kaaluda seda, et kas mul on targem müüa ise või peaksime selles protsessis võtma ikkagi endale professionaalse maakleri appi, sest maakleri töö on ju kinnisvara müümine, klientidega kohtumine, tema saab kohtuda sinu ostuhuvilistega nii hommikuti, õhtuti, nädalavahetustel ja kohtumisajad kohandatakse kliendist lähtuvalt, mitte iseenda vajadustest või ajast lähtuvalt. See on väga oluline argument, mis kas saab müügile kaasa aidata või vastupidi võib saada takistuseks sellele, et see kinnisvara müüdud saab.